No tere taas, sõbrad! Täna minu kõrval Richard Fistonia. Tervitused sellele noorele kutile, kes korvpalli mänguaeg tuli juurde ja ütles, et kuule, sa võiksid teha rohkem Fistoniaga videosid. Ja näed, võtsin kuulda ja täna oleme minemas siis Lätti jõeforelli püüdma. Meil on 28. september ja me läheme Lätti, sest Lätis tohib püüda septembri lõpuni ja nii huvitav kui see ka pole, siis Lätis on septembris jõeforellil ainult catch and release ehk siis püüa ja vabasta. Nii et load on tehtud. Läti sõber on tulemas ka siis, kes nii-öelda andis meile see punkti, kus me kokku saame, et päris niimoodi oma pead õnneks ei pea minema avastama. Teisel pool toru on Michael, räägime, suhtleme praegu siin. Ütle ka Michael, tere! Tere! Nii, jaa, suhtleme siin Michaeliga, siis on lõbusam sõita. Aga ühesõnaga, meil on siuke 1,5 tundi, kõige rohkem vähem isegi veel sõita jäänud veel ja siis oleme kohal ja loodetavasti saab üks tore püügipäev olema. On ju, Richard? Absoluutselt. Nii et jaa, näeme juba Lätis. No nii, Läti. Hello. Hello. We have some presents for you. Oh, thank you. You're welcome. Vana Tallinn. Yeah, I know that stuff. I'm Richard. Yeah, Richard. Oh, thank you. And I'm Erjo. Hello. Michael. Michael. Here's one lure from All right. Cool. an Thanks. Estonian craftsman. A lot of gifts. Yeah, of course. Meie siis oleme täna Michaeliga paaris ja Richard ja Vasilis on siis kahekesti paaris. Ja leppisime kokku, et siuke kella 12 püüame, siis vaatame, mis seis on. Võtame üksteisega ühendust. Siin on mingi koht. Lähme või? Siit või? Tundub siuke vähe avaram. Ma ei tea. Päris suur langus on seal. Vaatame. Ühesõnaga, väga põnev. Meil on väga põnev. Et siis kordan veel kord üle, et siis ossa. Äge küll, jah. Jõgi on seal all. Kuidas siit alla saab? Aga just, kuidas siit alla saab. Üles voolu hakkame püüdma ju. Ja, me lähme sinna. Ühesõnaga, septembrikuus siis tohib Lätis ainult teha catch and release'i. Piletid maksid väga vähe. Eur ja 50 senti oli siis luba. Ja nüüd me üritame kuidagi siit alla saada jõeni. Päris korralik. Päris korralik oru sees. See jõgi on, aga üliäge. Üliäge, siin on hästi äge koht, jah. Nii et jõgi on siin all kohe. Annab minna, ma panen nüüd kaamera ära ja vaatame, kas me saame kuidagi alla. Tundub, et ta läks allavoolu minema. Oba! Kas esimene jõekas või? Esimene Läti kala on olemas. Jep. Tule järgime siia rüli. Esimene Läti kala on olemas. Ops! Kuule, see on nii kena kala oli. See oli kena kala. See võis olla Merikas ju. See võis olla Merikas. Väga vabalt. Päris suur oli. Ai. Sai. Korraks teis järel. Assaa. On või? Ai, kus tuli keeris? Tegelt. Mis toimub, Michael?
terita oma need ära, konksud. Putikas on läinud. Okei. See Rando punavalge, mis meil on seisnud mingi 3 aastat riiulil. Teist korda jäävad, lõpeta ära. Ja. Järel suur. Oh, nägin. See oli julmalt suur. Nägin. Jõhker. Ussa kurja, ma nägin saba. Mis see oli? Oba! Panid ossa, kuule. Decent vähemalt kala on. On ikka forell või? On ikka? Forell, jah? Kuule, aga see on juba täitsa ju arvestatav. 30 senti. Ilusad punased täpselt. Väga kenad. Mis see oli? See oli kala. See oli kala. See oli kala. Nii, jälle oli väike võtt. Panin hea viske ka muidugi. Tegelikult ma ei näinud üldse, kuhu see lant läheb. Nii, aga sealt tuli igatahes. Võtu sain kirja jälle. Aga siiamaani ootan oma esimest Läti jõekat. Käinud siis Maikliga kalal. Vend võtab lihtsalt kõik kalad sul eest ära lihtsalt. Davai, sealt ma võtan. Aitäh. Nii. Maiklil on juba 3. Läti jõekas. No vaadake vaid, siin on nagu super ilus. Tõesti on ilus. Miks mul ei filminud jälle? Millä niisama? Miks mul ei filminud jälle, no? Maikel käis, tegi sulla-mulla veits. Vend 5 sekundit mingi maadles. Ukedas ja siis. Ja, ma vaatasin ka nüüd. Väga hästi, noh. Nii, kuule lõpeta ära. Jah, aga ma tahaks ka oma elu esimest Läti jõekat. Oli jah. See mul kaadrisse ka. Mul on tunne, et kohe tuleb esimene. Esimene Läti jõekas mul ka. Muidugi see on kõige potentsiaalikam koht praegu üldse. Seal ja seal. Sügavust on siin omajagu. No nii. No kurja ei jää otsa, lähevad lööma lihtsalt. Täiesti lõpna. Nagu osa. Parkour. No nii palju võtta, et paha hakkab, noh.
ahven. On või? Jaa. Need ongi äkki ahvenad üldse. Lind läks sinna oksa peale praegu. Kuhu? Ja seismist, näe. Nii, on jah. Täitsa lõpp. Kui äge. Kõik ahven oli jah. Siis need võisid... Opadii! Ilus on. Nii. Ei ole. On harjus. Vaatasin, et siuke suur. Ongi harjus. Ei tea, tuleb. Lätis vist äkki tohib. Nii. Harjus. Õrnalt kinni. Harjus, ilus harjus. Või noh, mis ta nüüd nii ilus on, aga... Ilus, väike jah. Oi, kui äge. Huvitav. Opadii! No, kas on esimene? Jõekas. Ei saanud kätte. Tahaks ikka mingi ilusa korraliku suure kala kätte saada. Opadii! Ja nii mega suured täpid, aga esimene korralikum kala mul. Jaa, nii. Hopsti, selline kena jõekas. Tume jah, ja läheb tagasi. Hopsti, läks, pani siia samasse. Nii, lõpuks mul ka, kuule. Jõekaga käsi valge. Aitäh! Opadii! No, suurem kui 10 senti. On! Nii! Hakkab juba neid... Ei ole veel päris 30, aga hakkab piskama vähe suuremaid kalu vist. Ilus, hästi ilusad võrgud. Jah. Kollane. Nii. Selline. Panin kogemata kaamera kinni, aga hopsti. No nii. Nüüd on nagu mölluks läinud siin. Gigantish. Vaatasime nüüd Google Mapsi ja mööda teed tundus lihtsam minna tagasi autodeni. Et kas Richard ja Vasilis ütlesid või? Kas nad said midagi või? Jaa, nad nägid paari korralikumat, aga muidu said ka väikseid. Väikseid, okei. Nii et me saime ka ainult väikseid. Üks harjus. Michael sai paar ahvenat ka, aga need olid väiksed. Nii et jah, tegelikult nüüd läheme tagasi teel veel. Väga ilus jõgi. Ilus, väga ilus jõgi, jah. Siuke mõnus. Ja lihtne püüda. Jah, et tagasi teel lähme vaatame korra ühte kohta veel, kus meil oli väga ilus suur kala ujus Michaelil järgi, et ja võttis ka, jah. Nii et lähme proovime korra. 70 jointed, those are my favorites for the springtime, for the big fish. These are biting really well. Saime nüüd Vasilise ja Richardiga ka kokku. Nad nägid ka mõnda päris suurt kala. Võimalik, et oli ka meriforell. Ja nüüd läheme vaatame järgmisele jõele üldse. Siit natukene aega sõitmist ja peaks olema selline väiksem jõgi. Aga okei, sõidame sinna kohale ja tõenäoliselt püüame samamoodi. Mina Michaeliga ja siis Michael peab täna tõenäoliselt varem ära minema. Vaatame siis, kas ma jään üksi või kuidas me edasi teeme, et... Ja oleme jõudnud järgmisele jõele ja Vasilis ütles, et see on üks tema lemmikumaid jõgesid. Ja seda me ei teadnudki, et Lätis tohib siis
siis seda harjust jätta. Et üks harjus on lubatud kaasa võtta, 35 sentimeetrit on see alammõõt. Ja ka praegusel ajal tohib, et jõeforellile peab tegema catch and release, aga harjust siis tohib võtta kaasa, aga ühe. Nii et vaatame siis, selline see jõgi on. Tundub, et sügavaid auke on ka ja risu ja nii, et hakkame aga püüdma. Maiklil on siuke 1,5 tundi aega. Siis peab Maikl tagasi minema. Siis ma jään tõenäoliselt üksi vist, eks ole näha. Väga imelik on see, et ma ei tea, poisid tulid kuskilt siit ja tulid meil ette. Korraks ütlesid, et said mõned haugid ja aga nüüd jooksevad meile ette, nii et ma ei teagi nüüd, mis siis saab. Pole nagu ju midagi teha enam. Peab vist vaatama kaarti, jah? Nüüd on ühesõnaga, me peame midagi Maikliga välja mõtlema, sest et poistel me sabas ju sörkima ju ei hakka. Siis tuleb minna. See oli küll nüüd halb üllatus. Nii, saime ka teisel jõel siis. Tulime natukene kaugemale, jätsime poistele kõvasti püügiruumi üle 1 kilomeetri mööda teed. Ja selline väike. Kuule, aga tal on oranžid täpid täitsa. Täiesti oranžid. Kui on kaamerast näha, oranžid täpid. Väga äge. Läheb siit. Ja tuli sealt väiksest. See mega madal jõgi. Aga me loodame siis sellele, et on sügavamaid aukusid. Risu siin paistab, et on olevad. Mega madal, et ja puhas liivapõhi. No, näed, konkreetselt oranžid täpid. Pani siia, vaata. Nii madal on, saad sa aru või? Ei saa siit liiva pealt minema, vaata. Nii, 3. Päeva suurim sulle. Selle jõe suurim võib-olla tõesti. Ja kõik on umbes sellised. Tagasi. Opadii! Nüüd on selle jõe suurim. Ei ole võimalik. Vaatame, kas seal on keegi kodus. Siin on omad sügavad kohad on sellel jõel. Jah. Kus see kala võiks ennast peita. Hops. Nii. Ossa! Kuule, see on korralik. See on korralik, aga läks ära. Läks. See oli juba selle jõe kohta päris korralik. Siin on tõesti siis nii hull kõrguste vahe või? No vaata, on jah? On või? Opa! Kuule! Kas see on harjus? Ei ole, jõekas. Kuule, kas täna sinu suurim või? Ma ei tea, vaata mul seal esimesbasseinis oli ka, tegelikult oli jah suurem vist. Nii, aga ei, ikkagi selle jõe kohta nüüd. Nii, läheb tagasi. Opsti! Tuli poiss. Ui. See on nagu keeruline. Keeruline on käia siin küll, jah. Kuidas ma sinna saan? Ops. Opadii! Tänase päeva suurim. Tänase päeva suurim. Nii. Äge võtt oli. Opsti. No nii. Ja kõigil ongi selline roosad. Või tähendab. Ops, väga lihtsalt kinni.
nii, läheb tagasi. Siuke üliäge võtt. Ja nüüd läks jõgi jumalast ägedaks. Nüüd läks jõgi nii ägedaks, et... Maicel, lehvita nüüd ka veel. Maicel peab minema, nii et nüüd mina jään üksinda siia. Akut on 16%, ma pean nüüd hakkama hoidma, sest et ma tõenäoliselt üks aku mul ei tööta, sest see kukkus vette. Nii et hakkame aga akut hoidma nüüd. No see on ebareaalne, mis siin toimub. Ma ei ole sellist tammi veel näinud. No nii. Õnnestus siit saada. Oi, kui ilus kala. Oi, kui ilusad värvid. Vau. Vau, just tuli. Õrnad kinni ka. Mega ilus. Mega ilus. Läheb tagasi kohe. Ma ei ole nii ilusate värvidega kala ammu enam saanud. No vaadake seda, see on lihtsalt ebareaalne, mis siin on. Tagavesi seisab suht. Nii, sain nüüd siis Richardi ja Vasilisega kokku. Nad ütlesid, et neil ei toimunud praktiliselt mitte midagi. Ju siis Vasilis saatis meid heale lõigule. Või noh, tänu poistele, kes meil ees olid, läksime me kõvasti veel siis ülesvoolu. Aga jaa, neil ei toimunud väga midagi. Aga nägid ühte väga suurt kala. Nii et nüüd ma vaatan, kuidas kutid püüavad. Ise enam väga püüdmisele ei keskendu. Naudin loodust. Oh, nice grayling. Yeah. Second grayling. Second grayling of the day. Ja testiga see klipi ka. Nii. Chill, brother. Chill, brother. Beautiful fish. Okay. There it goes. Slowly. Great end today. Luckily my coat is waterproof, so I'm only wet up to here. Kahju, et ma ei filmin. Sad that I didn't film. Good clip. Content. Scoot around. That was mine. Is it a grayling? Seems so. Is it my first grayling ever? It is. No, it's now. That was mine. Yeah. You got snagged. I can't see anything. I'm Just can't see anything. Siin elektrikarjuses on täitsa elekter sees. No näed sa. Aga siinkohal lõpetame tänase päris pika püügipäeva ära. 8 tundi või? No, võis olla 8 tundi ja tegelikult väga äge. Väga äge. Kindlasti ei jää see viimaseks meie siis Läti jõekapüügiks. Järgmine aasta ma arvan, et uuesti. Nii et Oskar Vasilisi lante. Buy lures. Ja ma panen. Do you have an Instagram account also? Yeah. www.craft Latvia. Yeah. Nii et www.craft Latvia. Panen lingi descriptionisse. Väga ägedad ja väga ilusad landid, nii et. Aga okei, väga äge püügipäev sai. Lõpus saime veel siin Harjust, aga mul oli aku vahepeal tühi ja õnneks see aku, mis mul vette kukkus, töötab, nii et kõik läks siiski hästi. Nüüd on 3 tundi sõitu koju ja siis tuttu. Olgu, like ja subscribe ja kõik jutud.
Goodbye! Bye! Ja 550 kilomeetrit hiljem olen tagasi kodus. Ma olen täiesti küpse omadega. No nii väsin lihtsalt. Aga õnnelik.